selle küüsis on Eesti film on väga palju aega. Ma olin tänulik selle hetke eest, mis ma äkki sain aru, et mis on kirjanduse võimalused, need on kirjanduse omad, aga seda ei kirjelda mitte kunagi. Ja siis tuli tantsuepisood. Peremees Aarli Üksküla mängis ja Regina Raasumaa mängis Saks Lannat. Ja ma vaatasin, kuidas Jüri seda teeb kohmakas. Ta oli sidus nöörid ennast kinni nendega, no seda tehakse alati, tantsis mõlemad läbi. Ja kostis grammofoni muusika sinna suveöösse Saara Leander ja äkki ma sain äkki aru, mis on kirja. Kui me siin Jürist räägime, siis ju ta siis ikka Jürile võiks olla pühendatud. Aga Jürile võiks olla palju asju, väga palju erinevaid lugusid, nii nagu ta isegi oli väga mitmekülgne inimene. Sõber. Ja niisugune, kellele sa võid oma muredest ka rääkida. Ma arvan niimoodi, nagu filmimise ajast näiteks. Et tõesti, ma seal siin kirjas niisugused asjad, et ma tahan seda saada, kuule mõtle, ole hea välja, et teeme teistmoodi või kuidas sulle sobib. Vaat igaühel ei räägi seda. Temal tõesti see on oma poiss. Mina ise olen nüüd suuresti hakanud koolipapaks. Mis seal ikka teha, asjad on kuidagi sinnapoole sujunud. Meil oleks seal peda filmi- ja videoõppetoolis vaja head hinge, kes võiks olla kauni õppetooli hoolitsevaks perenaiseks. Aga see kõlab umbes nii, nagu kunagi Nipernaadi küsis, et kas sa ei taha tulla mulle perenaiseks. Kuuled sa, kuidas näljased sead karjuvad. Nii vahvalt kirjutas ta mulle. Ja siis muidugi vastasin, et väikese järelmõtlemise järgi, et ma tulen. Siis ta oli väga rõõmus selle üle ja teatas kohe, et minu elus algab ka uus periood 1. septembrist, et paneme siis leivad ühte kappi. See tema võime kaasa elada, mida ma olen ka alles nüüd aru saanud ja see tema võime süveneda oma partnerisse või vastas vestluskaaslasesse, et see oli ikka harukorda minu arust. Aga see oli kuidagi teistmoodi, ta kunagi nagu ei haletsenud sind, kui sul mingi näiteks probleemid oli. Me oleme ka isiklikest asjadest palju rääkinud, et ta lihtsalt ja see tema võime kuidagi empaatiliselt suhtuda sinusse, see oli nagu harukorda minu arust. Jüri loojana, mis teda eristab võib-olla tänapäeva noortest operaatoritest? Üks kindel asi on see, et ta valdas kogu filmi tootmine või filmi tootmise protsess on jaguneb justkui etappideks, et on seal ettevalmistusperiood, režiiaeg nagunii ja ettevalmistusperiood ja võtteperiood ja järeltöötlus aga Jüri valdas kõiki neid etappe väga professionaalselt. Et tema käest temale võis see tekitas sellise kindlustunde, et tema poole pöördusid nii grimeerijad kui rekvisiitorid, et
selline ilmselge ja äratuntav ja nähtav ja ta tõenäoliselt ise nautis ka seda ikkagi ta valitses seda protsessi nii või teisiti, et mõnda režissööri võis see väga häirida muidugi ja tean ka juhtumeid loomulikult, et kus nagu mingid mängureeglid võib-olla, filmis on niimoodi, et mingi hierarhiliselt režissööril peab olema vastutustunne. Teised saavad filmiprotsessis osaleda kohusetundega, aga see vastutustunne ja kohusetunne on nagu kaks erinevat asja. Aga Jüri justkui võttis nagu selle kogu vastutuse endale, aga vastutada saab ainult režissöör. Et oli teatud filmide puhul oli hetki, kus ma tajusin, et on pinged selles plaanis. Kui Jüris praegu filmi teeb, siis minu arvates see peaidee oleks, miks Jüri tuli. Mis olid need põhjused? Ja siis hakkab kooruma tegelikult see praeguse ühiskonna olemus. Ja siis pakub see film tõeliselt huvi ka noorele põlvkonnale, et nad hakkaksid seda põlvkonda, mis on seal üksteise kõrval rahulikult mõistma, nende loomingut mõistma. Sest palju asju, mis siis tundus julgustükina, siis praegu ajas lihtsalt mulgama. Ja boюсь. Ma sain aru, miks Jüri sai infarkti. Sest et see on kõige jubedam tunne, mis sa tunned, kui sa oled nagu looja ja kui sa oled nagu mingi asja ees ja sa saad aru sellest tohutust potentsiaalist, aga sa saad aru, et sa oled jumala üksinda selles.